Täna on merel lained, ilusad suured lained, valgete servadega. Ema ütleb, eile ei olnud. Oli jumala sile nagu peegel päikese käes. Kahju, et teie ei näinud. Isa ütleb, homme on ka kindlasti mingid muud moodi, siis kui me mujal oleme. Ei usu, ei taha. Las olla alati selline, nagu see, mis mina näen, nagu siis, kui mina näen. Tere ja head kirjanduse aastat. Just nimelt, 2022 on Hiiumaal kirjanduse aasta. Sellega me väärtustame saarega seotud kirjanikke, kirjandusteoseid ja samas innustame meid kõiki rohkem lugema. Ühtlasi saame õnnitleda tänast juubelisünnipäevalast. Kirjanik Paul-Eerik Rummo, kelle 1985. aasta luulekogu Ajapinde ajab, sisaldab ka minu isiklikku lemmikluuletust. Luuletus, miks ma end ära ei tapa? Ei taha. Head kirjanduse aastat ja veel kord palju õnne sünnipäevaks Paul-Eerik Rummo. 19. jaanuaril tähistame Eesti kirjaniku ja poliitiku Paul-Eerik Rummo 80. sünnipäeva. Rummo on luuletaja, kelle looming kuulub Eesti uuemasse klassikasse. Tema esimesed trükikatsetused ilmusid juba 1954. aastal. Lisaks luuletustele on Rummo kirjutanud ka näidendeid, lasteraamatuid, filmistsenaariume, laulusõnu, sealhulgas Viimne reliikvia, laulutekstid, dramatiseeringuid ning tõlkinud luulet teistest keeltest. Rummo poliitiline pagas on samuti väga mitmekesine. See algas 1980. aastal, kui ta kirjutas koos teiste kultuuritegelastega alla 40 kirjale. Ta on olnud kultuuriminister, rahvastikuminister, kuulunud mitmesse Riigikogu koosseisu ja väga paljudesse organisatsioonidesse. Ta on saanud mitmeid tunnustusi, sealhulgas Riigivapi 4. klassi teenetemärgi 2001, Valge Tähe 2. klassi teenetemärgi 2006 ja 2020 Eesti Vabariigi kultuuripreemia elutöö eest. Paul-Eerik Rummo elab suure osa oma elust Hiiumaal ja Kärdla raamatukogul on alati väga hea meel teda raamatukogus kohata. Seoses Rummo juubeliga on Hiiumaa raamatukogud korraldanud Rummo nädala, kus igas raamatukogus midagi toimub, kas siis Rummo lastejuttude või luuletuste lugemine. Soovime Paul-Eerik Rummole head tervist, libedat sulge ja edu kõigis ettevõtmistes. Palju õnne!